mitte ainult nendele, kes seda panka peavad või tema klientidele, vaid ühiskonnale tervikule. Siis selles mõttes on sekkumine riigi poolt normaalne. Kui te tähele panite, siis peale Lehmani poliitikas me kasutame aega Lehmani järgne aeg ja Lehmani eelne aeg. Lehmani järgsel ajal Euroopa Liidu peaministrid istusid maha ja väga kiiresti leppisid kokku 3 asja. Nii kui oli seal kokku lepitud, oli eelnõu juba muudatusettepanek oli rahanduskomisjoni laual ja ennem kui uudis ajalehtedesse jõudis, et selline asi tuleb, oli juba Toompea komisjonis läbi arvatud. Lepiti kokku 3 asja. Euroopa Liidu pankades tagatav hoiuse suurus tehti ühe suuruseks, et inimesed ei jookseks ühe riigi pangast teise. Teine soov, mis muuseas on juba läbi kukkumas, et järsku leiti, et ühised reeglid, mis on finantsjärelevalvele, riikide vahelised reeglid ei ole küllalt head. Tüüpiline näide on Eesti. Meil on oma finantsjärelevalve, kes peaks järelevalvama meie pankade järgi, aga mida nad teevad ilma, et nad teeks koostööd Rootsi järelevalve või Soome järelevalve, aga sisuliselt nad ei saakski midagi teha. Ja need olid nagu esimesed sammud, mis nagu sisuliselt astuti. Ja 3. samm on ka tehtud ja selle tegi ka Eesti ära, et lõppkokkuvõttes oleme nagu härrasmehed ka peale kõige muu ja ausad, et näiteks see Rootsi riigi abipakett, mille Rootsi valitsus on välja kuulutanud võimaliku abina Rootsi pankadele, selles sees on väike kübeke ka meie lubadust, mille me oleme nüüd ellu viinud. Teisisõnu, me oleme muutnud meie reegleid nii, et kui mingil põhjusel peaks meie valitsusel olema vajadus ruttu sekkuda, siis me võime kasutada riigi reserve näiteks selleks, et osta endale mõne siin asuva panga osalust, taas riigistada pank. Aga seda tehakse siis veel suurema jama ärahoidmiseks. Riigil endal puudub igasugune kihu omada panka, aga selleks, et suurem probleem ära hoida, võib ühel päeval selleks vajadus tekkida. Ja pigem meie muutsime oma reegleid seetõttu, et kui Rootsi riik nii teeb, siis meie ka siin niimoodi vaikselt kaasosalised või manuvad selle juures. Et me oleme teinud need reeglid lihtsamaks. Sellele eelnõule küll poogiti kaela, ma ei tea, vist isegi sinu poolt seal devalveerimist ja ma ei tea mida, täiesti ebaprofessionaalselt muuseas Igor, ma pean tunnistama, et oli seal põhiseaduskomisjonis ka neid, kes püüdsid seda teha, et sellel pole nagu mingit pistmist. Aga vähemalt neil on üks tüüpilised näited, vajadused, riik peab sekkuda. Kahjuks põhiseaduskomisjonis on esindatud ka mõned mitte siin esindatud parteid, keda me isegi ei taha nimetada. Devalveerimisega seoses lihtsalt põhiseaduskomisjonis jooksis see läbi ja tõepoolest, kuna see on selline valus teemast, et see on üles, et lihtsalt sundisime 2 asepresidenti ütlema must-valgelt 3 korda, vastates erinevatele küsimustele, et seda devalveerimist ei tule. Kusjuures tähendab, nii nagu me viisakatena vastame, ta jätab alati esimese lause osa vahele ja ütleb, ma ei näe selleks mingit põhjust või ma ei küsinud, kas sa näed või ei näe, tähendab, kas tuleb või jah. Ja lõppes see asi sellega, et meil on kommunikatsioonihäired, ma ütlesin, kas tuleb või ei tule, jah, ei, ma loen ka pühatamist. Enne seda vastust lugupidamise avalduseks põhiseaduskomisjoni vastus. Ja ütleb, ei tule, punkt. Nii mõtles seda. Aga see, muuks juht. Muide, kui me rääksime ringhäälingu asjast, siis ringhäälingus muide on probleem mingil määral, see on üks näide, kuidas riik ja erasektorid saavad omavahel kaubelda. Muide, Toomas Lepp on kindlasti väga pettunud selle Kalevi spordi äramineku pärast, ütles, et kui riigitelevisioon on muutunud spordikanaliks, siis kes sellega konkureerib, osalt õige. Kuigi meie erakonna üks juhtivaid mehi Toomas Savi kindlasti vaidleks mulle vastu, aga mina ka ei saa aru, kas suusatamisest on vaja näidata kõike 50 kilomeetrit. Minu arvates 500 meetrist. Kui sa oled suusatamise fänn, siis on vaja. Ei, 500 viimasest meetrist jätkub. Ja peale selle, siis kui nad ei lähe ühest pundist, siis on järgmine päev see ajalehest nagu nii olemas, mis selleks ei ole vaja väisest. Mina jalgpallifännina ütlen sulle, et mulle ei piisa, kui näidatakse ainult vära. Okei, aga kas sulle, aga ringhäälingus oli see küsimus, kui on lõppkokkuvõttes meistri Lõuna-Aafrika Vabariigi ja üle Volta mängivad ülemineku mänge
Kesk-Aafrika liigasse ja see kantakse üle. No anna andke. Eurovisioon, mis keelab ära Putiniga assotsieeruva selle kruus. Sa tead, mis? Embes peab ära ostma 56 maailmameistrivõistluste mängu. Kas sa sel suvel olümpiat vaatasid või? 5 päeva riigi raha eest näidatakse mida? Sõudmist, kus juures kõik sõuavad ühte moodi. Või jalgrattasõitu, nad sõidavad jalgrattasõidus sa vähemalt loodad, et nad järsku sõidavad kägaras. Aga sõudmises nad isegi ei jupu. Ja ainus vahe, mis seal on see, et üks sõuab kiiremini kui teine. Ja mitte mingisugust muud vahet sääl ei ole. See ongi see kõige põnevam vahe. Lülitage kell välja ja vaadake seda ühte vaat. No mis vahet seal on? No kui eestlane sõuab kiiremini kui soomlane, uhke on olla. Ei saa salata. Eestlane tuleb ükskord poole päeval üks. Tollaks näidab. Näitame ka. Aga et nüüd korraks tõmmata siia fookust jälle peale või juurde on siis küsimus nüüd selles, et ma olen natukene rääkinud sellest, kui palju riik peaks ise ettevõtjana tegutsema. Ilmselt me siin lähema 5 minuti jooksul seda vastust kätte ei saa, kui palju riik peaks või ei peaks, aga kuulajad on äkki saanud väikse maitse suu, mille pinnalt enda otsuseid teha. Ja see on ju mingis mõttes see, mida me ka tunnipidi peame tegema. Aga vaataks natukene seda teistpoolt, mida Keiki alustas, et riigi regulatsioon majanduses. Ja sa loetlesid välja siit meil 3 asja, mida Euroopa ja Eesti tasandil on tehtud. Ma nüüd küsiksin, et kas seal on ka sotsiaaldemokraatlik või liberaalne maik juures või kust tuleb see erinevus sisse? Et ma peaks ütlema, et kõik need sammud on nagu anti-Friedmanlikud, mis astute. Kui nii lubate väljendada, siis liberalismi akadeemia. Et tegelikult nii see hoiuste tagamise piiri ühtlustamine kui ka finantsjärelevalvest ja tugevdamine selles mõttes on kindlasti tugevama riikliku sekkumise osa, et ei ole päris turuvabaduse järgi ei ole. Turuvabaduse järgi pididki britid lõbusalt piiripankadesse või iirlased briti pankadesse ronimas. Aga siis leiti, et see on nagu, tuleb nagu kõmmutab nii mõnedki asjad kokku. Aga võtta selle arvesse seda, et USA, kes on ju Friedmani üks patoloogilisemad jälgijaid Eesti kõrval, et ka Ameerika on riigistanud panku, et neil on sellised inglise keeles on ütlus, et in desperate times we need desperate measures ja ehk siis, et rasketel aegadel tuleb vastavalt ka reageerida. Et meil on rasked ajad ja ka liberaalid jätavad need põhimõtted selja taha, et selles valguses ja ega ei olegi nagu, ma arvan, suuri valikuid ei olnud ka, ütleme, Bushil ja neid suuri valikuid ei ole ka Obama. Sisuliselt, kui nagu küsida, võiks ju küsida nende käest, et miks nagu Lehmani vennad lasti luha minna ja mõni teine pank ära päästis. Et see on see valiku küsimus. Euroopa kontekst on minu meelest natukene teine. Ma püüdsin siin sellel teemal kirjutada, aga pool lugu, kuna loo lõpp läks Eesti keskseks, siis Postimees vahetas artikli pealkirja ära ja kogu lust läks nagu Eesti teemad Euroopast. Et antud kontekstis ausalt öeldes mul, mina tunnistan siis ausalt, see on mul lemmikteema muidugi Igoriga, et mina olen uhke eestlane, aga ma võiks pidada ennast maru Euroopa. Sõnast maru rahvuslane. Kui keegi on maru rahvuslane, mina olen maru Euroopa. Ma tunnistan ausalt, siin mul on Igoriga, me saame hästi läbi, aga siin meil on nagu erinevad arvud. Mis see sinu maru Eurooplus avaldub? Väga mitmel moel. Ma olen päris kindel, et näiteks praegu selles, et kui kõik saavad aru, et koos vajuti põhja, näiteks Euroopa Liidu sees, on mulle täiesti jabur nii prantslaste, sakslastega või mõne teise venna jutt seal, kes arvavad, et nendel õnnestub ennast ühe kaupa vee peale tirida. See ei ole võimalik. Kõik koos läksid, kõik koos tulevad välja. Muud moodi, see kõik on nii juba seotud oma vahel. Tänapäeval see ei ole enam mingitki pidi võimalik. Aga isegi kahtlen, kas Euroopa üksinda saab tulla välja ilma, et ma ei tea, Ameerika, Aasia, kõik Aafrika, kõik korraga nagu ennast üles juhtub.